Tere tulemast tagasi meie kanalile. Täna me näitame, kus me elame. Me saime selle korteri 6 kuuks, nii et lähme vaatama. Alustame siis rõduga. Meil on siin lihtsalt suurepärane suur rõdu, see maailma suurim rõdu, mida me üldse on näinud. Siin on meil mööbel, see käib siin lahti, kõik on igast. Kõik käib niimoodi lahti. Kätki tegin. Nii, igatahes siin on need toolipadjad. Siis siin on meil suurepärane konditsioneer, mis aitab väga niisketel päevadel ja väga niisketel õhtudel. Nii, siin on meil suurepärane lamamistool. Nüüd on mul 2 kätt. Nii saab lamada ja nii saab istuda ja vaadata seda vaadet. Me täpselt asume lennukoridori peal ja seda lennumüra me kuuleme päevast 20 korda. Ja siis me suurepärane rõdu on kuivatus... Mis need on? Kuivatusnöörid. Ja siin me suurepärase rõdul on ka kuivatusnöörid. Siin me saame pesu kuivatada ja siin saab lausa tantsu lüüa. Siin on nii palju ruumi. Siin saab päikest võtta. Ida pool on seal on ka meri. Või tähendab ookean, aga see on väga-väga kaugel, kuskil 40 kilti. Ja siin on ka meie aknad. Meie aknal on võres, et igasugused loomad saaks külla tulla. Aga lähme siis sisse. Me jõudsime elutuppa. Korter on 2 magamistoaga, ehk siis 3-toaline korter. Suhteliselt Austraalia kohta on vist väike, aga meie jaoks on selline keskmine. Siin on meil siis diivan, telekas, elutuba. Et kui me siia sisse kolisime, siis siin mööblit ei olnud ja see on siis hetkel omaniku mööbel. Ja siin on meie suur pidulik õhtusöögilaud ja sellel on lina peal, sest et omanik kardab oma perereliikviat kriimustada. No nii, näitame teile pisiks koridoriga. Selline näeb välja siis Austraalia uks. Endiselt turvasüsteem on väga kehva. Ma ei tea, miks nad teevad niimoodi. Ja see on siis välisuks. Ja siin on samamoodi võres, aga näitame lähme vaatame koos sinuga suurepärast vaadet. Tule, vaata. Seal on siis CBD ehk siis kesklinn, Central Business District. Seekord taas me elame sellises kortermajas, kus siis on kokku 6 kortermaja, 3 korrust ja siis igal korrusel on 2 korterit. Näitame naabrit. Aga ta on hästi siuke uudishimulik. Näita. No näita, mina ei saa näidata ju kord küll. Ei räägi. Seal on naaber. Kõik on siin liiga sõbralikud. Nad kõik ütlesid tere ja küsisid, kus me oleme ja mis me üldse teeme. Väga invasiivne. Pane kinni. Muidu jälle see naaber tuleb. Nii, siin on siis meie köök. See on päris väike köök, suhteliselt lolli disainiga, aga meil on siis saar, meil on siis pliit, ahjul on siuke nali, et siin on numbrid maha kulunud ja kui plaat teeb süüa, siis ta peab äraarvamismängu mängima. Õnneks meil on nõudepesumasin, ehk ei pea olema oriköögis ja siis suhteliselt vähe ruumi on. Aga kõige huvitavam asi on need külmkapid. Siin on need suured USA stiilis prantsuse külmkapid. Vaatame, kuidas lahti käib. Wow! Wow! Nii, liigume edasi. Kuna me majanduslikel põhjustel peame kahjuks korterit jagama, siis siin on omaniku tuba, aga õnneks teda enamus aega ei ole, nii et pole hullu. Nii, siin
Siin on meil siis laundry room. Mulle väga meeldib, on laundry kapp isegi. Siin on siis pesumasin. Suurepärane firma Fisher & Paykel. See on mega vaikne pesumasin. Mul on tunne, et kui me siit ära lähme, ma võtan selle kaasa. Siis siin on samamoodi nagu eelmis kohas selline kauss, sügav kraani kauss, kus siis saab riidid leotada. Ja siis siia panime meie riiulid. Saab igasugust pahna koguda. Aga lähme nüüd kõige parema osa juurde, meie tuba. See on siis meie loss vaipamas, et saaks tolmu koguda ja ei saaks hästi koristada. Nii, selline ta on, suhteliselt suur. See tuba, kui me tulime siia, siis oli täiesti tühi. Omanik ei tahtnud meile mööblit anda ja siis me pidime kõik ise ostma. Me ostsime nii vähe, kui oli võimalik. Kõik on siis IKEA-st, voodi on IKEA-st, madratsi on IKEA-st, kõik on voodi on IKEA-st ja nii. Linad ja kõik mida iganes on IKEA-st. Siis siin on siis aken. Õnneks meil on pimestavad kardinad. Päris hästi töötavad. Ja siis on siin aken, kus saab õhku. Aga isegi kui on väga kuuma tööd, siis on ikka siin väga palav. Nii, me oleme siis jõudnud uste seinani. Uks, ei tea, kus on öösel vets. Aga näitame siis, siin on minu kapp. Vaatame kui ilus. See siis natuke. Siis on selline jälle minu meelest nagu täiega USA stiilis, see on sisse ehitatud riidekapid. Et on lihtsalt pulk ja siis on ülemine riiul. Et selle me oleme ise ostnud, see on IKEA-st. Ja selline on, isegi kapis on vaip olemas. Nii, samamoodi, see on meie sassis riiul. Vlad ostis selle, see ei ole IKEA-st. Aga siin on meie pahn. Nii, ja siis teise pool on samamoodi Vladi kapp, aga see on veel rohkem sassis ja ma ei näita seda teile, aga see on täpselt samasugune. Nii, jätkuvalt, ustel on sellised keeratavad lingid, ilgelt jamad on. Ma ei tea, kes see ehitab niimoodi. Nii, ja kui me juba viiriseme, siis viiriseme valgustit üle ka. Kes need lülitid üldse mõtles välja täiesti õudselt, kui murrad näppu ära. Ja mis on siin veel huvitav, et siin on isegi heat-nupp, ehk meil on laes infrapuna lambid siis, mis siis soojendavad siin duši all. Aga nii, duširuum on suhteliselt standardse, vets, päris väike on tegelikult. Siin on siis kraanikauss, siin all on kapid ja mis oli meie üks üllatus, peegli taga on ka kapp. See tundub nagu nii, selline peidusana, ta on seinaga suhteliselt tasa. Omanik ütles, et see on mingi 90-ndatel ehitatud ja tõenäoliselt kogu see asi on siit 90-ndatest pärit ja siin on jälle need kuradi lollid 2 kraaniga segistid. Ma ei tea, mis jura see on. Ja sooja vett üldse ei tule ka, sest meil on 3. korrusel ja boiler on 1. korrusel. Nii. Duš on väike, hästi kohutav. Ja siis samamoodi, siin on 2 selle segistiga duš, ehk siis ilgelt jama on seda kuradi reguleerida, siis kui tahab korraks kinni panna ja tagasi käima panna, siis sa ei leia seda sama kohta ülesse mitte kunagi. Ja meil on siis klaas uks. Ja siin on siis aken natuke tuulduda ja siin on meie kosmeetikat. Nonii, see on siis meie kodu 6 kuuks. Kui teil on rohkem huvi selle kohta ja palju see maksab ja kus me täpsemalt oleme, siis pange kommentaar. Siis me teeme eraldi video.